Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Nii, tere hilisõhtust, kallid rallisõbrad. Usutavasti kõik juba teavad, mismoodi see rallipäev täna meie jaoks on lõppenud. Ott Tänak teist rallit järjest peab katkestama liidri kohalt ja ega Hyundai'l siin midagi õisalta ei ole. Ainus, kes poodiumi konkurentsis veel alles on Thierry Neuville, sest eelviimasel katsel keeras auto külje peale ja ratta alt ära ka Dani Sordo. Enne kui me siin stuudios Roland Poomiga ja Skype'i ühenduses Peep Pahv meiega ka varsti ühineb. Enne kui me juttudega pihta hakkame, vaatame ära Oti eilse intervjuu peale 8. katset, kui seis oli veel vägagi roosiline. Ott juhtis rallit 20 sekundiga Dani Sordo ees. See lõpuintervjuu, mis seal katse lõpus oli, andis natukene ärevaid noote, aga tundub, et need ärevad noodid mitte ei rääkinud auto väga haprast vedrustusest, vaid rääkisid hoopis rehvidest, aga vaatame selle intervjuu Peep Pahvi ja Oti vahel ära. Ott Tänak esimene päev on läbi, et kokkuvõttes võib olla vist ikkagi rahul, et liidri koht on käes ja väike edu ka, et kuidas sa ise päeva hindad? Ei, üleüldiselt jah, kindlasti okei päev, ütleme, et isegi mõnus on autoga sõita, kui auto sõidab nii nagu sa tahad, et ta sõidab ja ma usun, et see on meil siin viimasel 2 rallil natuke enesekindlust andnud ja saab oma mõistliku rütmi sõita, et jah, eks me loomulikult pikad päevad on meil ees ja nagu viimane katse näitas, siis saab kindlasti paras loterii olema, et jah, see on midagi, mida me ise muuta ei saa. Sa viimase katse lõpus ütlesid sellised sõnad, et samamoodi nagu Portugalis, et samad probleemid. Kas sa pidasid silmas vedrustust või rehve või mida selle lausel mõtlesid seal? See on rehvi mingid tootmist efekt, mis vahepeal viskab kehva rehvi sisse, aga loodame, et homme on lotonumbrid õiged, et saame mõistlikud rehvid. Siin on need kiiruskatsed, nagu sa ka enne rallit ütlesid, on väga erinevad, et kas see on auto nagu nende kõikide variantide jaoks hästi balansis või on nagu raske seda kõikidesse kohtadesse sobivat varianti leida? Minu jaoks on kindlasti öö ja päev võrreldes, kui me olime siin eelmine aasta oktoobris ja nüüd, et auto kindlasti sõidab palju mõistlikumalt ja nii aeglased kui kiired. Ma ütleks, et on päris okei, et kindlasti on kohti, kus saab veel palju areneda, et eks sellel autol on veel pool aastat jäänud, et kindlasti mingit suuri asju siin enam ei tee, aga see hooaeg on ikkagi oluline ja loomulikult me surume edasi, et aasta lõpuni ikkagi kõik rallid suudaks konkurentsis olla. Kas selle esimese päeva järel saavutatud edu lubab homme ka, ütleme mitte päris veri ninast välja sõita, vaid lubab ka natuke rahulikumalt vaadata seda olukorda? Ma ei tea, ma arvan, et nagu see viimane katse näitas, siis et nii lihtne on nii-öelda vale pilet tõmmata ja siis aeg on nagu kerge minema, et kindlasti tasub hetkel tempot hoida, et siin niisama veel midagi kontrollida ei ole. Et sa sõisis rehve nagu ilmselt ära või viimase katsel või? Ei, seda võite teiste meeste käest küsida, mis toimub, aga ei, see oli uus rehv oli. No nii, sellised olid siis Oti mõtted eile õhtul peale 8. katset. Kell oli siis täna 13.12 ja 12. katse oli käimas, kui tuli teade, et Ott seisab, oli autost väljas, kiiver oli peast ära. Roland, kus olid sel hetkel, mis mõtlesid? Kus ma olin? Tahad ausalt teada? Panin laste mängu maja kokku. Kuidas sellest teada said siis? Nii et tegelikult Twitteri notification andis seda mulle hoopis teada ja siis tuli see maja kokkupanek lõpetada ja all live lahti võtta ja mõni minut tagasi kerida. Aga jah, selles mõttes väga veider olukord jälle oli. Täpselt nagu ka Portugal. Et kas varasemalt kuskilt sai pihta või oli see konkreetne kivi, mida ma ei usu, et oli, mis sellise pauguga selle taga silla jälle puruks rebis. Et tundub, et Hyundai
nagu Ott ka seal videos just praegu mainis ka, et tööd teevad edasi kõvasti, et nad püsiksid konkurentsis, aga tundub, et natuke võib-olla liiga palju keskendutakse kiiruse peale ja selle peale võib-olla nii palju rõhku pole pandud, et vastupidavus ka kasvaks koos kiirusega. Et sa arvad, et see kivi ei olnud ikkagi peasüüdlane? Ma arvan, et seal pidi juba varasemalt midagi olema. Ma ei taha uskuda, et üks kivi lihtsalt sealt järsult selle asja küljest ära rebis, et kui ma ei tea, sa pilti nägid tagaotsast. See oli ikka konkreetselt küljest ära rebitud jälle ratas, nagu põhimõtteliselt oli Portugal, et seal on ilmselgelt mingi kala sees ja no see ei ole ilmselgelt normaalne. Tehase meeskonna autol kõige suurema budgetiga meeskond ja sellised asjad juhtuvad, et mingi asi tuleb seal ümber mõelda, ümber ehitada. No kõige kurvem on see, et asfalti peal see Hyundai Eesti ei liikunud. Nende karmide kruusateede peal laguneb ära. Et siis hooaja kokkuvõttes mõelda siis, mis rallid meile võiks üldse sobida. Ma enam ei tea, mis seal sobida võiks, et tegelikult see on nagu päris pull teema, et see ei saa olla auto, see ei ole inseneride mure. See on nagu Adamo selles mõttes igas oma intervjuus kogu aeg rõhutab, et koos meeskonnaga võidavad, koos kaotavad. Tegelikult kui sealt nagu selles mõttes mingisugune konkreetne viga peab seal olema sees, et see tagasildni nõrk on või mingi detail annab järgi või mingid ideed peaks seal olema ja selles mõttes kogu meeskond on selles ju süüdi mingis mõttes, et samamoodi, et kui sõitjad suruvad insenere, et meil on vaja auto kiiremaks saada kogu aeg kiiremaks, et natuke see teine pool võib-olla siis kuidagi see vastupidavuse pool kaob ära ja ei saa inseneride süüks seda kuidagi ajada, et nagu Adama ütleb, kogu meeskond, kas on siis süüdi või kogu meeskond peab sellest õppima. Igatahes väga kõva laks Oti jaoks. Kõik konkurendid muidugi oma intervjuudes tundsid kaasa Otile. Mulle meeldis kõige rohkem Katsuta intervjuu siin ühel viimastel katsetel, et seda 4. kohta ma niimoodi küll ei tahtnud. Jah, Katsuta ütleb alati Oti kohta ikka Ott-san. No ma olen tähele pannud, et nad kindlasti ka suured sõbrad on. Ja ma selles mõttes kunagi pole nagu sõiduga on alati parem neid kohtasid püüda, et kui keegi eest ära kukkub, et okei, see positsioon on selline, nagu sa võtad, aga eks see magusam on alati sellist head tulemust võtta ikka ju puhta ja kiire sõiduga. Aga kas see Sordo avarii 15. katsel, kas see on kuidagi võrreldav Otiga või see on ikkagi ajame puhtalt sõites üks? No see tundus ikka puhas sõiduviga, et muidugi huvitav oli see, et sellest samast kivist mulle tundus, et ta läks ka esirattaga üle ma ei süvenenud sellesse väga täpselt, aga lihtsalt ta läks ka esirattaga sellest üle. Sa mõtled nüüd Sordo seda crash'i. Et esirattaga midagi ei juhtunud, tagaratta lõi sealt ilmselt kätki kohe jälle. Et jälle, ma ei tea, me võime siin lihtsalt arutleda, et kas see, kui seal on tagasillas mingi kala sees ja seal on mingid detailid, mis peaks tugevamad olema, kas sellel juhul see ratas oleks alla jäänud või mitte, et see on nüüd selline lihtsalt puhas oletus, aga see oli ilmselgelt sõiduviga, seal pole küsimust. No igatahes Ott ja Sordo pole ainsad, kellel siin juhtunud on. Vaatame, et 10 WRC autost on meil enam-vähem ilma kadudeta, et kes siis põhimõtteliselt ikkagi poodiumi konkurentsis on 4 autot jäänud ja Jari Huttunenile koidab siit rallilt 5. koht, ilmselt Ösberg sööb ta viimasel päeval ära, aga et R5 auto on meil 5. kohal. Jah, ma mõtlesin, millal see viimati oli. Äkki oli Türgi midagi 2019, kui minu meelest äkki võis Henning Solberg olla, kes oli ka minust 5. koht. 5. lõpetas, et seda ikka vahel tuleb ette, jah. Aga meil on nüüd liini peal Peep Pahv ka Sardiiniast. Hallo, Peep. Ja, hallo.
Kus oli? Nagu sellisel puhkudel tavaks hakkasid ühendust võtma ja loomulikult telefoni jooksis kinni, nii et väiksed olid tehnilised viperdused, ütleme nii. Kus olid, mida mõtlesid, kui juhtus see asi? Kui juhtus see asi? Ilmselt olin, nii nagu ma sulle helistasin, ma käisin rajal ja kihutasin parajasti tagasi Service Pargi poole, et siis intervjuude ajaks seal kohal olla ja siis järsku avastasin, et vaat kus jama lugu. Nii on. Et käisin siis kohal seal ka intervjuude alal, et lootsin, et äkki saab Andrei Adamoga rääkida seal, uurida natuke asja, aga Adamol väga jututuju ei olnud, et ta sinna WRC laivile andis väikse lühikese intervjuu, ma räägin, kuigi ta ka sinna oodati tükk aega. Siis ta seisis kuskil nurga taga, kurvastas lõpuks siis astus ikkagi kaamera ette, aga sinna kirjutava pressi ette ta ei tulnudki sel hetkel, et läks minema, et ma nüüd loodan, et nüüd äkki õhtu saab midagi kuulda, kuigi nagu ma saan aru, on nüüd Sordo on ka katkestanud, et meeleolud on vist veel mustemad kui päeval. No oled kindlasti videot ka saanud vaadata, et kellele näpuga näitame? Ma ei tea, kuidas sulle, Roland, tundub, kas see auto on ikka kuidagi väga õrdake nagu või? Ja me just enne siin arutasime ka seda tagasilla teemat, et pigem tundub, et seal ikkagi midagi detail või midagi peab olema, mis on nii-öelda arendusest maha jäänud ja annab järgi, et juba mitu rallit järjest ja võib ka öelda, et nagu mitmel sõitjal seda juba ju juhtunud on, et mingi kala seal peab ilmselgelt sees olema. Ma nüüd natuke selles suhtes õigesti ilmselt väljas, et kas Sordol oli sisuliselt sama asi? Ei, Sordol oli ikkagi puhas sõiduviga tegelikult. Sõiduviga? Okei. Sest et ma nägin, et ratas oli alt ära, aga ma käisin veel ka ühte ilusat kohta vaatamas. Ma ei tea, Gunnar, kas sa neid pilte nägid, saatsin sulle ka need merevaatega, see päris äge koht oli. Aga see oli see koht, kus ma käisin vaatamas. Ma üldse imestan, et mõni auto üldse rajal on, et see tee oli täiesti ebareaalne, et see oli lihtsalt nagu kivid, see nagu teed nagu polnudki õieti, et tulid sealt, see oli siis selle õhtuse ringi teise katse finiš sisuliselt, et sealt tulid alla seal nõksatis tegid ühe kurvi. No ma ei tea, see oli ju tavas sõiduautoks, et ma küll peaks julgenud alla tulla. Julgenud sellepärast, et ma arvan, et põhja peal kinni jäänud kivide otsa, et see on ebareaalne täiesti. Mis sa tead Egoni ja Georgi kohta? Need kadusid meil siin pildilt päeva esimeses pooles uuesti ära. Egoni kohta ei tea midagi. Egoni proovisin helistada ka, aga teda kätte ei saanud. Georgiga vahetasin mõned SMS-id, et tal olid tehnilised probleemid, et seal ka rooli ots ja mis tal seal katki olid. Et ta ühtegi konkreetset kivi ei osanud ütelda, aga see võis seal üks puhaks hetkel juhtuda. Peab Egonist täitsa aru saama, et ma pean ausalt tunnistama, et ma olen ka paar korda isesugune kinni pannud, sest pole suurt midagi rääkida. Nii et Egonist saab aru, et ilmselgelt see motivatsioon on suht maas ja tuju halb, nii et ma arvan, et ma väga ei survestanud ka, et ma tegin kõne ära, vaatasin vastu ja võtnud tagasi väga helistada, lasin olla, eks ole. Ega mis ta seal ikka ütelda on, et see ralli nagu nii tuksis ja eelmine ralli oli tuksis ja nii ta on. Tema puhul on küsimus nüüd see, et mis nagu edasi saab. See on nagu peaküsimust. Aga Peep, sa oled nüüd teist rallit järjest toonud väga halba õnne, et äkki lõpetaks selleks aastaks reisimise? Ma saan aru, et minu reisid käivad su juhasti hinge pihta, aga ma tuletan meelde, et selle ainus võit on siiski ka minu näppude ja silmade alt tulnud. Nii et ei ole midagi. Rally Estonia ootab ees ja siin WRC pressisef Veera ikka ärgitas mind kõvasti eilega, et tule ikka Keeniasse ka, et seal teeme ralliparki sissepääsud vabaks ja nii edasi. Aga meil nagu oli plaan väike, et ma juba Keeniasse oma esimesega kohale ei lähe. Aga tema kutsed panid mind muidugi mõtlema selle peale. Oled sa kuulnud, kas keegi üldse Keeniasse läheb ajakirjanikest? Jaa, ta ütleski, Veera ütleski, et tuleb, ta teab seda permanent meediat ehk alalist meediat ja loetleski näppude peal üles, kes sinna tulevad. Ja siis nad ütleski, et kui neid on nii vähe, et siis proovitakse teha ka natuke paremat töötingimused, viimasel ajal on olnud.
et lasta ralliparki sisse ja nii edasi, et oleks kuidagi nagu seda kompenseerida. Ma tean, et näiteks ka fotograaf Jaanus Ree, kes teeb Red Bullile pilte, läheb kindlasti sinna kohale. Aga igatahes... Fotograafe läheb rohkem, aga kirjutavad pressid üldse jäänud rallidele suhteliselt väheks ja neid alalisi ajakirjanikke on ka, ütleme, aastatega ma ikka tunnen enamus neid inimesi, kes siin käivad, et see ring on päris kõvasti kokku tõmmanud ja mõned vennad käivad nagu üle ralli ja ega see koroona aeg on ikka teinud ikka päris kõva lõike. Aga mis sa üldiselt ralli praeguse käigu kohta ütled, et Ogier, kes eile võib-olla ei arvanudki, et ta võiks üldse võib-olla poodiumil lõpetada, on äkitselt liider ja päris kõva edumaaga Evan sees? No, ega tead, me ju Ogier seda avapäeva kiirust vist kiitsime eile ka, kui ma õigesti mäletan, eks ole. Teate, hästi on ju siin sõitnud ja ega tema pole süüdi, et Tänakul katki läks, eks ole. Et nii on ja ta ongi kõva ja ta oskab kuidagi nendest oludest alati puhtalt välja tulla. Et neid olukordi, kus ta nagu pole kõige kiirem mees ja lõpuks ikka ralli ära võidab, on olnud ju küll ja küll nende aastate jooksul. Et tal on kuidagi selline omapärane aura, kuigi ega ralli pole veel lõpet, eks ole, homme on ka vaja sõita, aga midagi pärast ma usun, et ta suudab selle lõpuni puhtalt ära sõita. Pigem, mis on tundub nagu natuke totter või ebaühtlane, on see Neuvilli 3. koht, et tal on olnud ju hädaviletsus siin ja ta pole nagu poodiumi lähedalgi olnud oma selle sõidu ja rehvi purunemiste ja asjadega, aga näed, nüüd on laksti 3. koha peal. Milline see perspektiiv sulle praegult töö mõttes tundub? Otiga ilmselt täna rääkida ei saa? Juba uurisin, täna Ott interpretatsiooni ei tule, et seda see oligi sel hetkel oli lahtine, aga öeldi, et kui tuleb, siis antakse teada, aga pole teada antud, et kui me lõpetame siin selle ära, siis ma kiirustangi interpretatsiooni, et äkki on tiimipealikud seal, et kuigi ma ei kujuta ette, mis näoga see Adamo sinna sisse tuleb, et jah, aga äkki midagi kuuleb. Kas me seda teame, kas Ott homme tuleb rajale tagasi? Ei, aga mis ta ei peaks tulema, et 5 punkti on tarvis ikkagi ära võtta. Et okei, seis üldarvestus läheb suhteliselt appuks, aga kui lootused pole teoreetiliselt kustunud, siis nii kaua Ott on alati võidelnud, eks ole, ja vaevata nüüd midagi käega lööb. Kuule, aga olgu, homme näeme uuesti ja pea vastu. Davai, teeme nii. Nägemist. Jätkame siis stuudiost. Nagu teoreetiliselt kõik on võimalik, siis Ott alati võitleb lõpuni, nagu Peep ütles. Aga seis läheb apuks. Jah, eks ta üpriski appu on ja ma isegi ei kujuta ette, et sealt nagu nüüd tiitli peale võidelda, et ilmselgelt tuleb ka, on vaja teiste ebaõnne selle jaoks, et puhtalt seda ilmselgelt ära ei tee enam. No teepuhastaja Ogier läheb ilmselt ka Keeniasse teed puhastama 104, kui virtuaalset tabelit nüüd vaadata, siis 104 punkti on temal ja Evansil 95 seal virtuaalsel tabelil. Neville 3, 72, Katsuta 4, 48, Tänak 5, 45 peal ja Rovampera jääb temast 4 punkti kaugusele, ka üks suur ebaõnnesõdur, 2 rallit järjest. No võib-olla need Keenia jutte vaatame homme täpsemalt, aga tänasest päevast või tuleks veel korraks selle eilse õhtu peale, kus paljud tulid ju väga nigelate pastaldega sealt läbi ja see rehv ikkagi nagu Ott andis mõista, et ongi nagu lotopilet, et mõned on defektiga, mõned ei ole. Ja seda on ka varasemalt ette tulnud, et ma olen isegi saanud, me sõitsime ka Pirelliga alati ja sealt on nagu seda defektiga rehvi on ikka tulnud, et põhjust ma ei oska öelda, milles asi on. Pole otseselt Pirelli käest vastuseid saanud, olen küsinud. Aga täna uued rehvid, et neid kindlasti ka, ütleme, nad on lapsekingades, et neid arendatakse edasi ja loodame, et läheb paremaks, aga
jah, selles mõttes, et Pirelli tuli nagu suure hurraaga, on ju, Mikkelseni testid WRC autoga päris palju sõideti, et aga ju ma isegi ei oska öelda, et kas tingimused ja olud olid veidi teistsugused, nad ei suutnud kätte saada sellist tulemust, nagu me täna näeme nende rehvidega. Ma ei tea, aga loodame, et nad ikka arendavad oma asju. Või palju neile seda aega üldse arendamiseks antakse, äkki lähme Michelini peale tagasi? Ja ma seda ei usu, et neil on kindlasti konkreetne leping ja kui nad selle hooajaga oma asjad korda saavad, siis ei ole mingit probleemi. Et nagu ma ütlesin, et seda on varasemalt ette tulnud ja Michelini puhul on piikrehvidega olnud probleeme, kus naelad lendavad välja seest ja ütleme, kunagi pole veel sellist midagi ideaalset näinud, aga jah, kuna Pirelli see rehv on nagu nii värskelt siia tuld ja kruusarallis ei pole palju olnud, et vast saavad oma asjad korda. No mismoodi seda Sardiiniat oleks pidanud siis sõitma? Kiirustada pole mõtet, päris aeglaselt ei ole ka kindel, kas lõpuni tuled, et mis taktika oleks tegelikult võinud üldse valida kas või tänaseks päevaks? Ei no taktika oli selles mõttes õige, et tuleb ju kohta hoida ja pigem nagu seda vahet suuremaks sõita. Et me näeme ju, kas Ogieri auto väga hästi kestab ja kõik Toyotad kestavad, eriti kui Takamoto pani ka päris hea kivi otsa. Seal on nagu neid kive nii palju ette jäänud, et minust see auto esiots vahepeal oli rohkem õhus tänu nendele kividele kui maa peal, et siit võibki selle paralleeli lihtsalt tõmmata, et mis auto täna vastupidavam on. Ja ma ei tea, kiirus, ütleme, kiirus seda autot siin WRC autot ära ei tohiks tappa ikkagi. Et nagu näha, Ogier sõidab hooga ja auto kestab. Ma loodan, et ma ära ei sõnu muidugi praegu. No Ogier muidugi peab olema täiesti õnnejunnis, et tee puhastajana lõpetada päev, mis ta lõpetas meil eile 3. kohal, 10. katsel möödus Sordost, võttis 2. koha, siis oli 40 sekki jäänud, ütles, et ilmselgelt suur vahe, aga pingutame ikkagi lõpuni ja see vana reban juba teab, mis juhtuma hakkab. Ja. No ütleme, õnne ikka tal kindlasti on ja ta teab väga täpselt, mis ta tegema peab ja ma arvan, et ta ka nagu liialt ei ole surunud tegelikult, et läinud nüüd ulmeliselt püüdma, et nagu ma tegelikult eile ka vist ütlesin, et tõenäoliselt ta sõidab ikkagi, et ta arvestab oma sõitu niimoodi, et ta teab, et keegi eest ära ei kuku, on ju. Järelikult reaalne positsioon oli võtta Sordo ära, mida ta ka hommikul kohe tegema hakkas ja sai hästi hakkama sellega. Et tal selles mõttes õnne peab olema kellelgi, et seekord jälle meil ei olnud õnne ja tundub hetkeseisuga vähemalt, et tal on. Elfyn Evans, viimane see katsevõit, eelviimasel katsel 2, siis oli 3, siis oli jälle 3, aga vaikselt tiksub ja tulevad siit päris kõvad 2. koha punktid, paistab nii. Ja, aga tegelikult Elfini kohta küll võib öelda, et see sõit on iseenesest nagu nii tark olnud ja jälle saab nagu minu meelest paralleeli tõmmata Oti karjääri käiguga, et neil on ülisarnane karjäär olnud ja eelmine aasta tiitel läks napilt käest ära ja see aasta Mart Monteal juba ütlesime, et tal on ainult üks siht silme ees võtta tiitel aasta lõpus ja ta teeb nagu täpselt seda, mida vaja on, et reedel ei tundnud mugavalt ennast, sõitis selle tempoga, et ta ennast kuskile katki sõidaks ja täna on poodiumi 2. astmel, et väga-väga tark sõit ja tegelikult ka kiirus oli täna väga hea. Thierry Neuvelli kohta, mis me ütleme, et eile väga palju rehvi purunemisi, mis tal, kas tal täna ka mingid intsidente oli, kaotust on minut ja täna ta suretas välja korra auto, ma mäletan. Jah, kuidagi mäest üles minnes parem kurv vist. Jah, oli. No tema jaoks nagu, ma arvan, et ütleme, kui nüüd hetkel see koht välja jätta, siis pigem nagu ebaõnnestunud ralli. Aga teised on eest ära kukkunud, järelikult seal selle tempoga tulles ja nende probleemidega tulles on jälle hea koha peal, nii et
kindlasti ta peab rahul olema selle positsiooniga, kus ta täna on, et päris keeruline tal olnud. Me siin enne saadet mõtlesime, et ega see Huttuneni poodium ka kaugel ei ole. 7 minutit on küll minna, aga vist jääb ralli natuke lühikeseks. Ta tahaks selle kunagi ikkagi ära näha, et tervis auto on poodiumi peal. Kui nüüd nagu mõelda, kas kellele see peaks nagu tõsine mõttekoht olema, et asjad nagu niimoodi lähevad, et R5 lõpuks poodiumi konkurentsis on, praegu küll ei ole, aga ei ole ulme pikka maad minna, et on see nüüd siis nagu ralli korraldajatele, kes katseid valivad või on see siis tootjatele näpuga näidata, et need autod vastu ei pea, sõitjatele ei saa ju midagi öelda, et võtke need kuule poisid rahulikumalt, aga kuidagi ikkagi vähe on neid WRC-sid siia konkurentsi jäänud praegu. Nojah, see pole, ma arvan, kellelegi midagi öeldud. Me näeme, et Toyotad sõidavad kõik väga hästi. Pole mingit probleemi. Järelikult on ikkagi meeskondadel omal mingid asjad, mis tuleks üle vaadata, et nagu ka Greensmithi auto oli jälle tehniline probleem. Suninenil täna vist midagi tehnilist ei olnud, lihtsalt kulgeb, et ma sain aru, et ta 7 kuud pole kruusa peal sõitnud selle autoga. Ja no Hyundai on lihtsalt täiesti ebaõnnestunud ja no ikka väga-väga ebaõnnestunud, et seal peab ikka nagu midagi kindlasti muutma, et ja kellegile, jah, meeskondadele tuleb öelda, et ehk vastupidavamad autod. Homsele päeva vaatame ka kiirelt otsa, siin on homme varajane ärkamine jällegi, service'is tuleb olla juba 6.30 kohaliku aja järgi ja katse algab siis Eesti aja järgi 8.33. No, lühikesed katsed tegelikult 15.25 ja 7.79. Koos ilm on? Räägime ilmast loomulikult, lubatakse ju äikese tormi ja suht tõenäoliselt ikkagi tuleb, jah. Jah, et see saab päris huvitav olema, et täna pehmeid ilmselgelt väga ei kasutatud, nii et kui palju keegi reedel neid peeneks lasi, eks siis on homme näha, et mida kellel alla panna on, aga tundub pigem, et on pehmeid võtta, et Sordo oli ainuke, kes kasutas kõige rohkem pehmeid ära minu meelest. Aga võtame need refi infot ette korraks. Hommikune refi info, seda laeb nüüd päris kaua mul. Ma mäletan, et Ogier ütles seal ühe katse lõpus, et alguses täna hommikul mindi, tegelikult olid pehmeid all, päris selline tämp oli, see niiske vihma oli öösel tulnud. Jah, aga ta ühel hetkel ütles, et ta suutis ühe pehme säilitada. Ja hommikul olid 4 kõva ja 2 pehmet. Väga paljud võtsid siin 3 kõva, 3 pehmet, enamus olidki nii, jah. Ja siis Ogier ütles, et homseks oli vaja säilitada ja tundub, et kõvaga ei olnudki lõpuks nii hull, kui võis karta või oodata. Ja ma sain ka aru, et see rada oli ikkagi suht niiske, aga Ogier, jah, ta pani vist ainukesena, võttis kõige rohkem kõvasid kaasa ja ütles ka, et tegelikult oli päris okei pidamine. Aga pigem vist on ikkagi kõigil normaalseid reffe alles homseks, et sellega mingisugust trikki ei tule, aga nagu me eile ka rääkisime, siis stardipositsioon võib hakata mingit rolli mängima. Et eks me vaatame siin päeva lõpuks, kes homme rajal on, siis saame, praegu on nagu keeruline oletada midagi, et me ei tea, kes rajale tulevad. Aga see äikesega ja see lõpp ja need katsed on ju ikkagi nagu seal päris pilvedes mõned väljas, et see võib päris karm vaatepilt tulla. Ja, ma ei tea nüüd, kui palju neid sademeid tuleb, aga selles vahesid pealtvaatajad. Vahesid pealtvaatajad, jah. Et lähed Sardiiniasse, võiks päikest nautida. Aga ei, jah, selles mõttes selles mõttes huvitav vaheldus, et kui ralli peale saab päikest, saab 30 pluss kraadi sooja ja saab ka sellist vihmast, et ma arvan, fännile on nagu äge vaadata seda asja sõitja jaoks, siis hommele näha, kelle jaoks hea, kelle jaoks mitte, et täna, kui ütleme Ott katkestas, siis ta ju stardib homme eest. Teoreetiliselt küll, jah. Ja hüpriski eest peaks startima, nii et kui need teed peaksid pigem nagu päris märjad olema, et siis see on hea. No kindlasti meil on üks küsimus ka. See on üsna lühike ja ma arvan, et meie vastus tuleb ka üsna lühike, aga kindlasti
äikesega ei saa ju seda võiduhüpet sinna basseini teha, et veega ei tohtivat ujuda vist või selle äikesega ei tohtinud ujuda. Ma ei tea, äkki ikka tehakse ära. Äkki ikka tehakse ära. ja. See traditsiooni ei saa seda, jah, see tuleb ära teha ikka. Eerik palus meil küsida, et kas on kuskil mingi statistika, mis näitab WRC sarja katkestamisi esikohalt, et kas Ott on selle tabeli tipus? Ma ei ole näinud, aga ma arvan, guugeldada võib-olla keegi on teinud ja ma arvan, äkki mõni eestlane nüüd teeb selle. Ma tunnistan, et meie ei jõudnud seda oma blogi kõrvalt täna veel teha, kui keegi meie vaatajatest omab sellist infot, siis loomulikult pange meile see kirja, pange see meile kas live-blogisse otse või saatke meile 6kaik@delfi.ee. See oleks tõesti huvitav statistika. Aga ma arvan, et ralli ajalugu on piisavalt pikk, et Ott ei ole seal tipus. Ma millegipärast arvan, et Colin McRae on seal väga ees. Sest ta ilmselgelt, kui ta sõitis, ta oli alati esimene, ta crashis ikka enamasti. Väga palju ära, et ma arvan, et ta on seal tabeli tipus. Ja see sama mees, kes meil WRC All Live'is, kus juures väga hästi kommenteerib Chris Meek, ta oli ka kiire mees ja keeras ka kummuli päris tihti. Jaa, tema on ka kindlasti mees, kes on päris selle tabeli ees otsas. Mis sa arvad, mis me homme nägema hakkame, mis taktika keegi valib, eriti sealt ees otsast mehed? Rahulik kulgemine ei saa nagu ka päris kõne alla tulla, sest 38 sekundit Evans maas ja 22 sekundit Neville Evansist maas, et need tegelikult ei ole nüüd ka nii suured vahed ju. Kuigi katsed on lühikesed. Jaa, et kui me nüüd ajalugu puhtalt vaatame, siis Evans on pühapäeviti väga ära vajunud alati. Et Neville'il on kindlasti... 22 sekundit ära vajunud. Jah, ei see päris puhta sõiduga tõenäoliselt seda ei võta, jah. Aga ma arvan, et Neville on ka ikkagi võitleb lõpuni, eriti kui meeskond on nagu suht kehvas seisus, et proovib võtta parima, mis sult võtta on. Aga eks me homme näeme, et kuidas Evans tuleb siin. Aga tegelikult ega seal enam suuri võitlusi järgi ei ole ju. Et ma arvan, kõik teevad oma sõitu ja sellist tõenäoliselt võib ka näha rehvid hoidmist power stage'iks, et kui Katsutal mega suur vahe seal sees ja kes seal veel nüüd on? Suure vahega oli, ma peast ei mäleta enam. Neville on hästi suure vahega võrreldes Ogier'ga, kui seda mõtled. Aga sa mõtled, mis seal R5-s toimub? Ei, ma mõtlesingi seda, et kas keegi võib nagu megalõdvalt võtta, et Katsuta tuleb mul praegu meelde, et kellel oli mitu minutit see vahe. 3 minutit Neville'ini ja selja taga on 4 minutit. Ja, et põhimõtteliselt tema võiks nagu juba isegi rehve jääda hoidma power stage'iks. Aga tegelikult esikolmikus on ju seis selline, et üks rehvi purunemine ja see järjestus on pea peal. Jaa, absoluutselt. Ja nagu Sardiinia näidanud on, siis seda võib juhtuda igal hetkel, et ja sealt keegi eest ei saa lõdvalt võtma hakata, et need vahed on nagu piisavalt väiksed Sardiinia jaoks. Ma saan aru, et kui me oleksime kuskil Soomes või Eestis, oleks teine teema. Aga jah, seal juhtuda võib palju ja üks rehvi purunemine ja see vahe on läinud, et jah, nii on. Igatahes kõik trumbid on Ogier käes ja loodame siis meie punktikatse peale, vaatame, kas Ott võib-olla hommikusse hooldusalasse jõudes esimest korda oma seda väljasõitu kommenteerib või tegelikult on ka need õhtused pressiteated tulemas, äkki sealt ikkagi saame esimesi kommentaare siis ka sellele meie jaoks päeva tippsündmusele ja ka tegelikult kogu ralli mõttes ka üleüld maailma jaoks oli see. Ja tegelikult tahaks, ma ei tea, kui keegi teab midagi Egon Kauri ja Linnamäe kohta, et tahaks seda infot ka jubedalt teada täpsemalt, et Egon, võta Peebu telefon vastu. Võta kõne vastu, jah. Et Otiga on selles mõttes lihtne, et me näeme seda all live'is on ju, aga teiste poistega kahjuks me seda ei näe ja see info väga hästi ei levi ka tihti peale. Aga mis sa arvad, kas tuleks natuke rohkem panustada nende tagumistele meestele ka otse-eetris? On see võimalik, saaks seda teha? No ma arvan, et see ei ole väga võimalik, sest teatavasti WRC Live'i siis seda ühendust loob lennuk, mis katse koha peal lendab ja kui järgmine katse peale hakkab, siis ta peab juba lahkuma sealt, et see lihtsalt ei ole füüsiliselt ja majanduslikult võimalik väga pikalt näidata. Aga see on ju võimalik tegelikult ikkagi kohaliku raadio läbi.
seal võiks olla. Rally Estonial viimane mees saab ka oma sõnad ära. Ja just ma tegelikult tahtsingi selline jõuda, et seal võiks jääda alternatiivne asi käima siis ilma videopildita või mingit lihtsalt kas või nii-öelda Rally Raadio põhimõttel kommentaare saada, et see võiks küll olla, et seda oleks äge teada ja ma arvan, et iga riigi oma meestel siis neid jälgijaid on ju tegelikult palju ikkagi, et võiks olla ja ma loodan, et Rally Estonia jätkab sellega, et kõik saavad sõna anda. Ma Portugali ajal guugeldades leidsin mingi kohaliku raadio, mis tegi otseülekannet, no loomulikult portugali keeles, aga ma kahtlustan, et need kommentaarid ikkagi olid seal mõned ikkagi inglise keeles ka, et no meil ju tehakse ju eesti ja inglise keeles vahel segamini. Ja. Ma olen isegi Soome rallil oli isegi viimati kohalik Rally Raadio jätkas ikkagi seda asja, et kõik said internetis kätte kommentaarid. Et tegelikult see võiks olla küll asi, mis juurde lisada, et saad katse kommentaaridega lõpuni, et selles mõttes see ei oleks nii suur kulu enam. Ja nagu me nägime, et ega see All Live ei ole ka ju selles mõttes kivist tehtud, et meil siin vahepeal kadus vool ära ja olimegi blackout. Jah, just, et raadiol on ikkagi need iidsemad meetodid ja lained. Ja Rally Raadio kuidagi, ma olen nii palju seda WRC Rally Raadiot kuulanud, et see kuidagi oli äge omamoodi, et kahju, et see tegelikult koos All Live'iga ju mõnda aega veel töötas edasi, aga jah, nüüd lõpetati ära, aga selles mõttes see võiks olla siis kohalik või ralli korraldaja poolt kas või, et see ei pea olema WRC promootori poolt, aga korraldaja poolt võiks küll mingisugune Rally Raadio jääda, jah. No varsti tuleb ralli Eestisse ja me saame näidata jälle, kuidas seda rallit peab korraldama. Peab tegelikult tegema. Aga selge, aitäh täna õhtul kuulamast ja mis me oskame öelda, homseni. Tuleb põnev päev. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.